tervitada teid siis täna meie järjekordsel mini-esitlusel. Minu nimi on Evelin ja oma koduköögis on mul täna plaan siis tutvustada teile ühte toodet, mis on saanud küll väga peene nime salatspinner, rahvakeeli võib teda kutsuda ka salatikuivatajaks. Ja see on toode, mis tegelikult on olnud Eesti turul juba väga-väga pikka aega. Ma arvan, et esimesed jõudsid kusagil 15-16 aastat tagasi ja sellest edasi on toimunud ka mitmeid tootearendusi. See minu käes on hetkel siis kõige uuem variant, mis nendest on. Kuid esimesel korral tõesti siis aastaid tagasi, kui ma selle toote endale kingituseks sain, ma leidsin, et see toode ei ole minu jaoks, et mille pärast ma peaksin hakkama kodus pesema ja kuivatama, pesema ikka, aga miks just nagu kuivatama salatit, et alati on seda nii-öelda käte vahel väänatud, on seda tehtud saltpaberiga, mingeid muid mooduseid jäetud lihtsalt kuivama ja ma leidsin, et salatikuivataja minu köögis ei ole vajalik toode. Sain käia külas oma Soome tuttavatel ja kuna ma nägin, et see oli neil igapäevases kasutuses ja nad tegelikult ei kasutanud seda ainult salati kuivatamiseks, vaid see oli nii palju häid omadusi, tulin ma Soomest tagasi, otsisin kapinurgast oma spinneri ülesse ja otsustasin seda hakata väga aktiivselt kasutama. Ja nüüd ma võin teile öelda, et tegelikult on ta ikkagi pidevalt kasutuses, ei ole oluline, milline on aastaaeg. Alati on teda siis võimalik kapist välja võtta, sellepärast, et tegelikult on tegemist iseenesest 3,9 liitrise anumaga, millel siis ka selle töö ehk spinnerkaane äravõtmisel saab kasutada täiesti tavalist säilituskaant ja sel juhul on meil tegemist nii-öelda ka suure salati või säilituskausiga. Meil on eraldi olemas sõel siin sees, sõel, mille mahtu on 2 liitrit ja millega saab siis tegelikult väga edukalt ka eradeid kasutada kurnamiseks, kasutada pesemiseks, kui te ei taha parasjagu midagi kuivatada või siis nii-öelda spinnerdada. Toode on väga kenasti ja mugavalt lahti võetav, pestav, ehk siis ka töökaane osa käib teil omavahel lahti. Te saate seda väga ilusasti puhastada, ei pea kartma, et kui näiteks mingid salatiporised lehekesed või midagi on siia mootori vahele tulnud, et te siis seda puhtaks ei saa, käib kenasti klõpsuga tagasi kinni ja on taaskord töö valmis. Nii et täna on meil siis selline väike idee või nipp, mida temaga teha võiks. Mõned asjad näitan ma teile ka ette, aga iseenesest siis tõesti, nii nagu nimigi ütleb, võib-olla valdavalt võiks seda siis kasutada nii-öelda salatite pesemiseks ja koheselt ka kuivatamiseks. Millega siis praegu alustada? Võib-olla keegi juba metsas käinud, kellegi peenrast võetud karulauk, mis kindlasti lehekeste vahele võib-olla juba väikesed teod peitu pugenud, võib-olla väikesed putukad, toote koju, saate edukalt panna sellesse sõela, pesta nad voolava vee all ära, kuivatada enne, kui te hakkate tegema pestot, mõned panevad seda sügavkülma. Samamoodi on aasta läbi meil müügil näiteks viinamarju, mida on siis väga mugav siin sees pesta, kuivatada ja otseselt ka kohe serveerida, miks mitte. Kui tuleb marjahooaeg, siis on väga mugav nendega näiteks pesta enne sügavkülmetamist ära kõikvõimalikud marjad, praegu ka miks mitte enne söömist. Mina täna tõin poest mustikad, praegu kultuurmustikad on loomulikult hästi suured ja hästi võimsad ja piisab ju tegelikult siin kraani all nende pesemisest, panen siia kaussi, teen paar kiiremat tiiru ja on selge, et kogu see mari on mul nüüd kenasti pestud, kuiv. Saan ma selle panna oma näiteks säilituskarpi, millega siis tõstan kas külmkappi või siis otse näiteks, kui juba hooaeg tuleb ja rohkem mari on, siis ka sügavkülmakarpidesse panna ja saan nii-öelda juba kohe valmis pestud ja kuivatatud marjuga külmkapis säilitada ja hoida. Miks ei soovitata tegelikult võib-olla salateid ja kõike eelnevalt ära pesta, öeldakse, et pange külmkappi just nimelt nii, nagu te olete peenralt toonud ja peske teda niimoodi jupikaupa. Eks kindlasti sellepärast, et need, kes seda soovitavad, nendel endal ei ole kodus salatikuivatajat, mille abil siis saaks nii-öelda selle töö kõik eelnevalt ära teha. Ja nüüd, kui te panete tähele, võib-olla siit on isegi näha, et kui ilusasti on visanud siis kogu selle üleliigse vee
piiskadena ka selle kaussi servale ja sees, seda on natuke halb näidata, on meil siis ka olemas täiesti parajas koguses vett, mille ma siis ilusasti kraanikaussi ära kallan. Minu igakevadeni lemmik ja võib-olla see oligi see, mille pärast ma sellesse tootesse ära armusin, on selline salat nagu peasalatina, millel ei ole erilist sellist maitset, aga mida on väga hea ja mugav panna siis alati võileibade peale ja seda siis nii-öelda hommikul süüa. Ja selle puhul on ka alati siis selline oht, et kui seda jätta lihtsalt kappi ja neid lehti ükshaaval siit võtta, siis kui ma ka praegu piilun, siis siin on ilusasti vahel näha need mustused tükikesed või väikesed putukad, kes selle pakiga meil kaasa tulevad. Aga piisab sellest, kui ma lõikan selle saba siit tagant ära, panen ta kenasti oma siia salati spinnerisse, lasen taaskord voolava vee alt kraani alt läbi. Nüüd on lehed ilusasti kõik niimoodi enam-vähem eraldatud. Panen salati kuivatajasse. Taaskord lükkan väikese vungi sisse. Nüüd on kindlasti juba seda vett, mis siit välja tuleb oluliselt rohkem. Ja nüüd on 2 võimalust, et kas te nüüd näiteks võite kohe selle samaga säilitada seda külmkapis ja võtta siis parasjagu hommikuti võileiva peale just nimelt ühe lehekaupa, nii nagu soovite, või te võite nad väga edukalt panna endal juba ka meie Ventsmart karpidesse, näiteks niimoodi kenasti ühekaupa, sulgeda kaanega, teil on nad pestud, kenasti kuivatatud ja igapäevaseks ilusasti saadavad. Nii et kas see on võimalus ja nüüd on kenasti kõik näha, et nad on ühekaupa, nad on puhtad, nad on enam-vähem kuivad ja seisavad siis meil külmkapis vastavates karpides kenasti edasi. Ja see veekogus nüüd, mis siit praegu välja tuli, on sorinäärgi juba kuulda, et oluliselt suurem ja tugevam. Nii palju siis võib-olla sellistest asjadest, mida me lihtsalt pesemegi, et maasikaid enne sügavkülma panekut, sest kui me paneksime lihtsalt pestud ja märjad marjad, siis te teate, et seal tekib oluliselt rohkem vedelikku sügavkülmas. Võib-olla mitte marjade puhul anda liiga tugevat hoogu sisse, sellepärast, et siis te võite ka kohe toormoosi saada. Aga on paar nippi veel, milleta tegelikult selle spinneri puhul hakkama ei saa. Ja üks nendest on näiteks just kõikidele kalaarmastajatele, ehk siis ei ole sugugi Eesti toidulaualt kadunud selline hea rahvustoit nagu räim. Ja päris paljud seda räime armastavad, valdavalt süüakse seda praetud kujul ja tegelikult võib seda räime siis ilusasti siin nii-öelda ära puhastatud kujul panna sõela peale, samamoodi kraani alt läbi, pesta, kuivatada ja seejärel ka otse siin sees paneerida muide. Teine võimalus on see, et kui teil sügisel on suured seenesaagid ja seeni kupatate ja pärast seda mäletate emade aegadest, et pandi veel vajutuse alla, kuivatati, mõnikord läks lausa mitu päeva, kasutati marli lastemähkmeid, marliriiet, kõike seda, mida oli saada, siis tegelikult piisab sellest, kui te need seened kupatate, pesete ja näiteks kohe siin tsentrifuugiks kuivaks teete ja teil on koheselt võtta sellised seened. Samamoodi kukeseente puhul, mida ju tegelikult ei kupatata, vaid saate siis ilusasti ära puhastada, pesta, kuivatada ja seejärel praadida või siis panna sügavkülma. Sügavkülma puhul kindlasti on see üks eraldi teema veel, et miks ma nii palju sellel sügavkülmal võib-olla täna ka peatun, on see, et võib-olla kõik ei tea, et kõiki toiduaineid võib sügavkülmetada. Oluline on lihtsalt see, et kui kaua mingi toiduaine sügavkülmas säilib ja näiteks seeni võib vabalt säilitada seal kuni 6 kuud. Peale seda tuleks nad enne seda tuleks nad ära tarvitada, et mingil juhul seened ei oleks kauemaks sinna jäänud. Aga selle võime võtta teinekord hoopis eraldi teemaks, rääkida eraldi külmkapi ja sügavkülma kasutamisest. Selles mõttes, et te ju kõik kasutate seda, panete külmkappi igapäevaselt asju, aga võib-olla siis nippe selleks, et mida, kui kaua, kuidas tuleb säilitada, millistel riiulitel hoida, et see on tegelikult omaette veel selline hea teaduse teooria. Aga mida mina veel teen,
nagu te juba korraks võib-olla panite kõrva taha, mõtlesite, et tegemist on räimedega ja otse paneerida. Jah, tõesti. Lisaks sellele, et me saame siin sees edukalt pesta, on väga mugav siin sees ka otse asju paneerida. Ja mina täna teile siis seda näitan ja näitan mitte küll kalaga, aga näitan kanaga, et mul on toodud poest kaasa kohe sellised head väikesed parajad tuvite, loomulikult ka ise lõigata, keegi ei keela, aga sellised kanafileetükid. Ja ma usun, et päris paljud teist, kes Maxi Marketi kliendid on kogenud ka võimalust osta sealt soojaletist kaasa või siis ka juba külmal kujul selliseid vahvaid, maitsvaid, aasiapäraseid kanafilee ribasid ja just nimelt neid ribasid ma tahangi teile täna näidata, kuidas on võimalik teha meie salatspinneri abil. Nüüd mul on see kana pandud siia siis kenasti sõela peale ja nii nagu te juba eelmine kord teada saite, on mul siin kuivaine sahtel, kus kohast ma oma kuivaine kabid välja võtan. Ärge siis unustage, et ka need on veel pakkumises. Ja nüüd ma ei tee muud, kui ma võtan riivsaia, raputan kenasti need sellele kanafileele peale. Tavaliselt, kuidas me ikka paneerime, et meil on eraldi taldrik, meil on seal võib-olla munasegu, võib-olla eks ju veel eraldi taldriku peal kõrval siis riivsai või saiapuru, millega keegi parasjagu paneerida tahab. Aga tegelikult oluliselt vähem paneeringut kulub siis, kui te kasutate selleks salatspinnerit. Ja nüüd on mul see riivsai siis siia niimoodi kenasti peale puistatud. Nüüd ma võtan salatkuivataja töökaane, teen paar kiiremat ringi. Ja minu kana on väga kenasti siin kõik ühtlaselt paneeritud, nii nagu tarvis on. Võib-olla ma paremini saan teile näidata, kui ma seda siit niimoodi natukene tõstan, et näete, sellised kenasti õrnalt paneeritud kanaribad on siin olemas. Ja nüüd, mis selle asja mugavaks teeb, et see on selline perenaise kokkuhoiupoliitika koolitus veel, et kõik see riivsai, mis nüüd siia nii-öelda üle jäi või alla jäi, tegelikult selle te saate kenasti ju kasutada nii-öelda uuesti. Ehk siis te ei pea seda ära viskama. Tavaliselt, kui te teete seda kuskil taldriku peal, siis ikkagi niisugused suured tükid jäävad, nendega te pärast võib-olla enam midagi ei tee, aga siin, kui salatikuivataja on kuiv, jääb teil kenasti siia alla pudiseval kujul see alles ja te saate selle panna siis näiteks oma anumasse tagasi. Nüüd ei ole midagi muud teha, kui need kanaribakesed lähevad pannile. Ma tegin ennem juba natuke valmis, et mitte teie aega täna siin väga kaua siis venitada. Ja siin on mul siis nüüd juba praetud sellised ilusad väikesed kanafilee ribad ja kuidas nendest siis võivad saada aasiapärased kanaribad, ehk siis mida näiteks salatiga koos täna õhtusöögiks pakkuda, siis lisan ma siia natukene seesamiseemneid. Maitseained panin ma ennem juba praadimise ajal ära, täpselt nii nagu keegi soovib, on see siis pipar, sool, mingid küüslaugu maitseained veel ja on mul siis magus tšillikaste, mida ma siis kallan siia ka nii-öelda natukene peale. Ega liiale ka liiga ei tee, et selles mõttes võib seda olla ka natukene rohkem. Sulgen kausi kaanega, lõhn on muidu juba väga hea, kahju, et ma ei saa teile seda edasi anda. Panen kausile kaane peale ja nüüd meie kindlates hermeetilistes kaussides ma lihtsalt raputan sellest nii ilusasti segamini ja võin öelda, et minu aasiapärane maitsev kana marinaadis on valmis, mida saab siis näiteks lehtsalatiga koos edukalt süüa. Ja uskuge mind, tuleb odavam ja maitsvam, kui minna ja tuua seda nii-öelda poest. Salatikuivataja tõepoolest siis sobib mitmeks erinevaks otstarbeks. Nii nagu siis ma lubasin teile täna tuua välja vähemalt 10 põhjust, miks seda vaja on. 10 põhjust on meil siis olemas. Ta sobib salati kuivatamiseks, ta sobib marjade pesemiseks ja kuivatamiseks. Te saate eraldi sõela kasutada pesemiseks. Teil on võimalik kaussi eraldi kasutada salati või säilituskausina. Teil on võimalik paneerida. Teil on võimalik sellega külmkapis otse säilitada või minna grillipeole ja võtta vajalikud asjad kaasa. Muideks ka, kui tuleb arbuusi hooaeg, siia on väga hea arbuusi serveerida. Miks mitte koos sõelaga, siis kõik see vedelik vajub sinna ilusasti alla ja te saate selle
ära kallata, te saate sellega seeni kuivatada ja mis see 10. põhjus on, see võib-olla ei puutu otse kööki, aga kui naisel on kiire ja tal on vaja minna pidusse ja tema sukad näiteks vajavad väikest värskendust või pesu, siis kraani all sukad puhtaks, salati kuivatajasse paar kiiremat tiiru ja on pesutsentrifuug ka olemas. Nii et mul oli hea meel teiega täna kohtuda taaskord siin. Kohtume järgmisel neljapäeval jälle ja võta kohe ühendust oma esitlejaga ja uuri temalt järele, kuidas selline vahva töökas abiline sinu koju kööki jõuab. Kui sul veel oma esitlejat ei ole, võid ilusasti julgelt meile kirjutada, leiame sulle esitleja või saadame siis selle toote sulle soovi korral